kaadrisse selle. Te vaadake, missugune vägi on idandatud seemnetest. Nad võtavad ja tõstavad selle torni lihtsalt nagu piisatorniks ja tulevad siit vahelt välja. Ma rääkisin eile teile, et need on parimad seedeensüümid, mis te üldse võite oma elus saada. Sest siin on kõik need kasvama panevad ensüümid niivõrd aktiivses faasis, et neil on täiesti ükskõik, olgu siin 2 kilo peal, 5 kilo peal, nad lihtsalt tõstavad selle üles ja see on fine. Aga nikerdaja, räägi oma nikerdistest. No, mis siin rääkida? Hakka pihta. Jaa, nikerdised. Nii, siin on maitsmiseks, te saate pärast käia ja proovida, et väga hea on sellises kohas ära proovida, et mis sulle meeldib. Et alustage alati sellest, mis sulle meeldib. Sest maitsemeeled arenevad, minul poeg ütleb selle kohta, et mõne asjani peab kasvama, et ongi, kui algul on mõni asi väkk, näiteks minu jaoks oli koriander täiesti õudus, siis nüüd on niimoodi, et issand kui hea. Ja tõesti, see muutub. Et kui algul ka läätsed ei maitse või mingid muud asjad, siis arvuta nendega, mis sulle maitseb, või siis näiteks ka redise puhul on mõru, et paha kibe. Proovisite selle pesto kastega, teed magusapu kaste, see kaob ära see kibedus. Sa saad kõik selle head ikkagi endale sisse süüa, peta ära enda maitsemeeled. Et see jällegi, see on see kunstnikerdamine. See on kunstnikerdamine. Ja need on esmaabikapikesed. Aga põhimõtteliselt jah, ja siin näiteks see on piimaohakas. Kes teab piimaohakas, see teab, eks ole. See teab sõna sünimariin. Just. Ja eriti insuliiniresistentsuse profiil tuleb ja sööb seda hoolega. Just. Düsbioos ka oksüdatiivne stress täpselt samamoodi. Ja brokoli näiteks, eks ole. Brokoli siin on ta idandina ja siin on siin see kõige kõvem power sees, et nii kui läheb roheliseks, nii hakkab ära katuma. No siis ta läheb klorofilliks üle ja sulforafaanil kogus läheb alla. Et jah, et sellises idandina on tal ühed omadused, kui ta on roheline võrsed, siis see oli seal pool kuskil, siis oli